Tere hommikust, Snowflake'i huvilised. Alustame siis tänase webinariga. See on meil siis nüüd webinaride seeria kolmas etapp, kolmas webinar juba. 2 nädalat tagasi alustasime Tableau uue versiooni tutvustamisest. Eelmine nädal käisime Moneses külas, kus siis Monese rääkis, kuidas nemad oma ärianalüüsi lahendust kuulavad. Kes soovib neid järgi vaadata, siis need mõlemad on meie kodulehelt blogi alt leitavad, need mõlemad webinarid. Ja täna siis räägime põhjalikumalt Snowflake'iks, mis on nagu omamoodi loogiline järg ka Monese webinarile, kes siis on ka valinud Snowflake'i oma andmeplatvormiks. Järgmisel nädalal siis jätkame veel ühe webinariga, kus räägime täpsemalt Tableau'st ja ka Tableau on siis Monese poolt valitud andmeanalüütika platvorm. Mina olen Marko Tammsaar Visionist, koos minuga on täna siis webinaril Martin Reivits, tehnoloogiajuht. Ja täna me siis räägime alguses natukene üldisemalt Snowflake'ist, slaidide põhiselt siis, ja teises pooles Martin tutvustab juba täpsemalt Snowflake'i keskkonda. Tüüpiliselt on andmebaasisüsteemide puhul üsna raske demoda neid, kuid Snowflake on selle lihtsaks teinud, et kuna neil on nagu väga hea brauseri pilvepõhine keskkond, kus saab siis kogu arenduse, kogu halduse töö ära teha, et seda siis vaatame hiljem põhjalikumalt. Kui teil nüüd tekib küsimusi webinari jooksul, siis palun kirjutage need Q&A alla ja oleme ka siis webinari lõpus reserveerinud aja nendele küsimustele vastamiseks. Aga lähme edasi, et alustuseks siis võib-olla paar sõna ka meist Visionist, et osadele oleme juba tuttavad, et tegeleme siis Eestis ärianalüüsi lahenduste arendamisega, teeme andmeaitade laadimisi, andmete visualiseerimisi ja Snowflake on siis nagu üks nendest tehnoloogiatest, millega me töötame. Oleme aegade jooksul töötanud mitmete erinevate tehnoloogiatega ja ka täna veel töötame ka teiste tehnoloogiatele, aga Snowflake on täna siis meil selline eelistatud andmebaasi, andmeaida platvorm, kellega me oleme siis ametlikud partnerid. Peale selle oleme siis Tableau'ga partner ja töötame siis mitmete klientidega Eestis. Kui rääkida nüüd otseselt Snowflake'i kasutavatest Eesti klientidest, siis kõige märkimisväärsemad on kindlasti sama Monese, kellega me eelmine nädal rääkisime. Lisaks Inbank kasutab Eestis Snowflake'i, krediidiinfo, Eesti Lotto nüüd ja Snowflake'i puhul on ka teada mõned sellised väiksemamahulised aidad hetkel, aga mis ongi Snowflake'i tugev eelis, et sa saadki alustada täpselt sellise ja kasutada seda täpselt sellises mahus, nagu sul vaja on. Nii, siis ma kasutangi täna siis tutvustamiseks Snowflake'i slaide ja räägiks siis et kuidas need arenenud on, et natukene ka sissejuhatuseks, et Snowflake iseenesest on asutatud juba 2012 aastal ja on päris jõuliselt arenenud selle aja jooksul ja viimasel ajal aina enam tõuseb esile. Kui me nüüd zoomime natukene kõrgemale, et siis just septembri keskel, 16. septembril oli kahes mõttes väga märgiline päev, et Forbes avaldas oma järjekordse Cloud 100 edetabeli, kus ta siis reastab ettevõtted, kes pakuvad pilvetehnoloogiaid maailmas
ja paneme nad siis ka oma metoodika järgi järjekorda ja Snowflake oli siis see aasta seal nomineeritud kohal number 1. Eelmisel aastal oli ta kohal number 2. Siit samast tabelist leiame ka meie oma tuttava Pipedrive'i, kes on sel aastal siis kohast 67. Ja täpselt samal päeval tegelikult toimus võib-olla veelgi olulisem sündmus siis Snowflake ajaloos, et Snowflake'i aktsia sai märgitud New Yorgi börsil. Ja see märkimine oli ka päris mahukas ja rekordiline, et kes soovib, saab ka siis nüüd investoriks hakata. Lisaks siis me vaatame alati ka Gartneri kvadrantide, kui me võrdleme erinevaid tehnoloogiaid. Mul on siin olemas siis eelmise aasta Data Management Solutions for Analytics Gartneri kvadrant, kus siis Snowflake on tõusnud ka juba liidrite sekka. Selle aasta seda kvadranti ma kahjuks ei ole märganud või ei suutnud leida hetkel. Aga kindlasti see positsioon on jätkuvalt sama. Siis jah, kui nüüd minna edasi, et mis siis nagu Snowflake'i põhi märksõnad on, et mis ta teeb siis nii eriliseks, et siis me peame alustama ikkagi sellest, et Snowflake on pilveplatvorm, ta on tervikuna teenusena toimib pilves ja tema kasutuselevõtuks peaks siis ettevõtte kindlasti organisatsioon toetama oma tehnoloogia valikutel pilveplatvorme. Kui me vaatame, kuidas on siis arenenud pilveandmeplatvormid, siis ammustel aega ja üleüldse siis nagu andmeaidaplatvormid, siis ammustel aegadel oli meil olemas siis ainult on-premise andmeaidaplatvormid, mis siis pakkusid juba üsna kiireid päringutulemusi ja olid ka üsna lihtsalt kasutatavad, kuna enamasti nad olid ikkagi SQL-i baasil, ANSI standardi baasil, kuid seal olid väga selged piirangud, kas siis riistvaralised piirangud või litsentsist tulenevad piirangud, mis ei võimaldanud ikkagi kogu andmestikku sinna laadida ja ei võimaldanud ka skaleerida siis üle kogu organisatsiooni seda. Siis esimene pilve andmeaitade platvorm kasvas tegelikult välja nende samade tehnoloogiate baasilt ja need olemasolevad tehnoloogiad siis tõsteti pilveplatvormile, kuid sellega väga suurt muudatust ei kaasnenud, kuna need samad piirangud jäid ikkagi kehtima ka sealsetes pilveplatvormidel, kuna see tehnoloogia ikkagi otseselt ei toetanud pilvekeskkondi. Siis vahepeal tekkis ka siin selline suur big data hype, kust kasvasid ka välja siis sellised tehnoloogiad nagu Hadoop. Tänapäeval nimetatakse neid rohkem data lake'ideks. See oli nüüd tehnoloogiliselt nagu teistsugune lahendus, mis võimaldas andmeid peaaegu piiramatus mahus sinna sisse laadida, kuid selle kasutamine oli üsna keeruline ja ei andnud ka piisavat performance'it. Nüüd tänapäevane siis pilveplatvormis, eelkõige siis Snowflake'i puhul, võimaldab meil siis saavutada oodatud päringukiiruse, võimaldab seda kergelt kasutada, kuni jätkuvalt on ikkagi kasutusel ANSI SQL ja pakub ka siis sellise elastse skaleerivuse, paralleelsuse, et kõik me saaksime kasutada siis ressursse vastavalt vajadusele ja ei peaks nagu olema piiratud siis kas siis andmemahtude või mingite protsessorite arvuga oma keskkonnas. Nii, et milleks siis Snowflake'i kasutatakse? Et kui me tüüpiliselt teeme siis andmelahendusi, andmeaidalahendusi, siis meil on nagu ühes servas on nagu hulk allikaid, kust me andmeid kasutame, laeme neid teistesse süsteemidesse ja teises otsas on siis tarbijad,
kes neid andmeid kasutavad, kas siis kõige tüüpilisemal juhul BI aruandluses ja visualiseerimiseks ja analüüsiks, aga võib olla ka andmete edasimüügiks kolmandatele osapooltele, klientidele, partneritele, tavapärane operatiivaruandlus või siis reaalajaline aruandlus. Ja Snowflake on siis välja toonud sellist 6 tüüpilist use case'i, milleks Snowflake'i kasutatakse. Vaatame neid natukene siis põhjalikumalt igat ühte, et me alustamegi siis nagu kõige data engineering nimelisest use case'ist, mis siis tähendab, et me loome andmevoogusid, me laeme andmed sisse, me protsessime neid, töötleme, rikastame, seome, loome uued mudelid ja kasutame neid siis jällegi kas aruandluseks, analüüsiks. Siis data lake on järgmine use case, kuna Snowflake'i puhul on andmemahu piirangut ka otseselt ei ole, et jah, me küll maksame selle andmemahu eest, aga see on niivõrd soodne, et see ei tohiks nagu piirata meid selles osas, et kõik andmed, mida meil vaja on, kaasata oma analüüsi ja Snowflake'i. Data warehouse ehk siis tüüpiline andmeaida lahendus, võime kasutada Snowflake'i nii uue andmeaida loomiseks kui ka oma olemasoleva moderniseerimiseks, et vabaneda nagu olemasolevatest piirangutest ja kasutada uuemaid tehnoloogiaid. Siis data science ehk siis kus me juba teeme mingisuguseid masinõppe lahendusi või sügavamat analüüsi, kus siis kasutame spetsiaalseid täiendavaid rakendusi nendeks, aga Snowflake võimaldab siis siduda need rakendused otse Snowflake'iga, ehk siis me ei pea andmeid omakorda sealt välja laadima, et neid siis protsessida. Samamoodi ka igasuguste eeltöötluste automatiseerimine. Siis data applications, ehk siis me saame ka Snowflake'i kasutada kui oma mingisuguse andmeteenuse lahenduse baasina mootorina, mis siis annab meile siis neid andmeid kasutame kuskil teistes kolmandates rakendustes. Ja väga huvitav use case on ka data exchange, mida Snowflake võimaldab, et me saame siis oma baasis olevaid andmeid jagada seeläbi kolmandate osapooltega, et me lihtsalt võimaldame neile ligipääsu läbi Snowflake'i keskkonna. Me ei pea neid andmeid tõstma kuskile CSV failidesse ja saatma partneritele, regulaatoritele või klientidele, kes soovivad seda andmestikku näha, või me võime lubada ligipääsu otse enda keskkonnale, määrata seal siis vastavad õigused ja klient saab siis, see kasutaja saab siis neid siis sarnasel kujul kasutada, nagu me ise neid kasutame Snowflake'i liidesega või mõne muu liidesega. Aga lähme edasi ja räägime natukene täpsemalt siis Snowflake'i arhitektuurist, et mis teeb ta siis niivõrd unikaalseks. Kõige all on meil siis pilveplatvormid. Snowflake töötab 3 enamlevinud platvormil, on see siis AWS, Azure ja Google Cloud. Ja see võimaldab, kui me Snowflake'i kasutame, siis me peame valima, et missugusel platvormil me soovime seda kasutada. Tüüpiliselt me siis eelistame seda platvormi, milles me oleme ka rohkem meie süsteemid üldisemalt toimivad. Ja kesksel kohal on siis Snowflake'is storage ehk siis nagu andmed. Snowflake tagab siis nende nagu kiire töötlemise ja on siis optimeeritud ikkagi andmeaitadele, analüütilistele lahendustele. Siis järgmine kiht on compute ehk siis päringumootor, võime nimetada, läksin juba edasi,
päringumootorid või siis nende võib ka siis nagu muskliteks, süsteemi muskliteks nimetada, kus siis me saame nagu luua erinevaid compute-elemente, päringumootoreid erinevate protsesside jaoks. Seda vaatame hiljem ka natukene põhjalikumalt, kuidas siis süsteem toimib, aga Snowflake tagab jah seda, et kui me nagu loome siis nagu erinevad compute klastrid, siis need ei sega üksteist, kuigi nad võivad kasutada samasid andmeid seal all ja igalühel on omale eraldatud ressurss ja võimsus. Ja kolmanda kihina on siin siis pilveteenused, mida võib siis nimetada ka kogu süsteemi ajuks, kus me saame siis, kus on siis meie nii-öelda see halduskiht, kus me loome neid compute-elemente, haldame õiguseid, transaktsioone, metadatat ja ka näiteks seda sama sharingut, millest sai eelmisel slaidil põgusalt räägitud. Mida me siis ootame pilveplatvormidelt, et kui me hakkame oma andmeid üle viima siis pilveplatvormidele, et mida me siis võiksime oodata ja mida me ka siis vastu saame, on see, et meil on üks keskkond, kus meil on andmed ja kuhu saame siis luua erinevaid töövoogusid nendele andmetele, aga on jah, nagu üks koopia andmetest. Siis alati nagu tekib küsimus turvalisusest. Kuuleme täna ka veel mõned ettevõtete poolt seisukohti, et meie ei pane mitte midagi oma andmetest pilve. Samas see trend on ikkagi väga tuntav ja selles suunas me paratamatult kõik väiksema või suurema kiirusega liigume. Ja see on ka väga oluline loomulikult nende keskkondade ja Snowflake'i puhul, et on vaja tagada andmete turvalisus, on vaja tagada kasutajate ligipääsude haldus, turvalisus siis mitmel tasemel. Siis me tahame, et see haldus oleks suhteliselt lihtne, me ei pea uusi versioone paigaldama, testima, me ei pea märkimisväärselt optimeerima, indekseid looma, vaid see keskkond on juba vaikimisi meie jaoks optimeeritud ja töötab ikkagi teenusena. Ja kõige olulisem see, et meil on ikkagi piiramatu jõudlus ja saame vabalt siis skaleerida nii üles kui alla, et kui me teame, et meil on vaja teha nüüd ajutiselt mingi kampaania jaoks või mis iganes eesmärgil vaja teha mingi põhjalikum analüüs, siis me saame seda julgesti teha ja selleks ressurssi siis kasutada ja hiljem selle siis omakorda jälle kinni keerata ja mitte rohkem kasutada. Ja Snowflake'i puhul tuleb siis ka ära märkida seda, et me maksame teenuse eest ikkagi alati täpselt selle eest, mis me kasutame nii andmemahu osas kui ka nende päringumootorite osas. Aga vaatame siis natukene täpsemalt siin skeemi peal, et kuidas see põhimõtteliselt see keskkond toimib. Et meil on siis kesksel kohal on jällegi andmed ja see andmebaas. Siis me hakkame siia kõrvale looma neid päringumootoreid, mis on üksteisest sõltumatud ja saavad siis nagu samade andmete peal paralleelselt vabalt toimida. Tüüpiliselt me laeme andmeid sisse. Snowflake on siis nagu lingvistikas on need päringumootorid defineeritud T-särgi suurusega, algavad siis XS-ist ja kui me siit nagu laeme andmeid sisse erinevate vahenditega või tavalise copy käsuga, et siis tüüpiliselt selleks piisab meile siis kõige väiksem compute või siis warehouse, nagu Snowflake seda nimetab. Ja samal kui need andmed on sisse laetud, siis me soovime neid transformeerida, neid hakata protsessima, ümber töötlema. Selleks võib-olla on vaja natukene rohkem jõudu, aga see kõik, missugune element, milleks sobib, on vaja siis nagu oma töö käigus selgitada. Siin all on meil siis juba nagu vähe võimsam mootor eraldatud finantsrakendusele. Kui me liigume siit edasi, siis kindlasti ka rohkem jõudu tahab nagu data science rakendused, mis võivad siis nii sisse kui välja neid andmeid kirjutada
ja tüüpiliselt meil on siis jah kuskil ka see BI lahendus, mis siis andmeid visualiseerib, analüüsib ja jagab organisatsioonis. Nüüd, kui kuskil juhtub, et meil tunneme, et meil on nagu ressurssi vähe, me tahame teha mingi põhjalikum analüüsi või toimib protsessid enam piisava kiirusega, siis me saame väga lihtsalt eraldada sinna siis suurema protsessori, näiteks data scientistidele siis Exceli ja nad saavad oma töö siis ikkagi kiiremini ära teha ja vastused saada. Või siis võime lisada näiteks siis BI rakenduse protsessori siis klastrisse. Veel, mis on väga huvitav Snowflake'i puhul, on see, et siin on veel see data sharing, ka sellele siis eraldame oma selle elemendi, vabandust, ma veel natukene läks edasi see programm siin, eraldame siis jah, nagu eraldi jõu siis muskliga andmete jagamisele, olgu see siis nagu maja sees kasutajatele või siis majast välja. Aga mis on veel jah, täiendavalt huvitav on see, et meil alati on vaja andmeaikade puhul luua test-arenduskeskkondi. Selleks on Snowflake'il väga lihtne lahendus, me saame kloonida selle andmebaasi, kus siis me tegelikult defineerime nagu koopiane metadata. Me otseselt ei kopeeri neid andmeid uuesti kuskile teise keskkonda, aga me saame siis jah, nagu testkeskkonnana kasutada kloonkeskkonda. Ja kui me seal mingeid muudatusi teeme, siis Snowflake ise peab sellel metadata tasemel järge, et kus mingid muudatused on tehtud. Aga seda, kuidas see siis jah, nagu see kõik nagu suures plaanis töötab, vaatame nagu hetke pärast ka demo käigus. Veel siis jah, üks pilt, et Snowflake on tänaseks jah, juba siis maailmas üsna levinud ja mitmete ettevõtete poolt erinevates sektorites on see juba kasutusele võetud, ise nimetavad nad oma klientide arvuks üle 3000 täna ja siit leiame ka siis kindlasti igaüks omale tuttavaid nimesid. Aga selle koha peal mina ise nagu hetkel lõpetaks, tuletan meelde, et küsige julgesti Q&A siis paneelil ja ma annan nüüd sõna edasi Martinile, kes siis juba näitab täpsemalt, kuidas siis Snowflake'i keskkonnas töö käib. Ja, aitäh, Marko. Ja hüppangi kohe siit siis brauserisse ja olen teinud endale siis Snowflake'i proovikonto, et seda demo läbi viia. Hetkel tegin mõte siis AWS-i ja Iirimaa regiooni, aga loomulikult seda kontot saab teha ka siis nii Azure'i kui ka Google'isse. Ja sisse logides siis näemegi Snowflake'i kasutajaliidest. Siin üleval on see erinevad menüüpunktid, mida ma natuke lahti räägin. Kuigi Snowflake'il on selline veebipõhine kasutajaliidus olemas, siis tegelikult tegemist on tavalise SQL andmebaasiga ja andmeobjektide nägemiseks, päringute kirjutamiseks võib vabalt kasutada ka suvalist SQL andmebaasi kliendi tarkvara, näiteks DB Visualizer, DBeaver, et kõik, millel on JDBC, ODBC ühendamise võimalus, on võimalik ka Snowflake'i külge minna. Nii, aga mis siin üleval on kõige olulisemad asjad, et database'is on siis see keskne andmete vaade, kus me näeme, millised on andmebaasid ja kõik andmebaasis olevad siis objektid, et Snowflake'i kontot tehes on kohe olemas kaasas mõned näiteandmed. Neid saab siis kasutada kas siis lihtsalt demomiseks, testimiseks, funktsionaalsuse uurimiseks, et kui me siin Snowflake sample data lahti võtame, siis siin on näha, et on ka mõned päris suured andmestikud, näiteks ühe poe müügid 11 terabaiti, saab selle vastu teha erinevaid päringuid, vaadata, kuidas andmebaas töötab. Aga jah, lisaks tabelitele, nagu ma mainisin, siit on näha, millised on baasis olemas vaated, andmebaasi skeemid ja nii edasi. Teiseks
mida ma tahaks välja tuua, on siis siin keskel on selline menüü nagu Warehouse'is, et need on nüüd need natuke segadust tekitav termin Warehouse'is, tegelikult on see siis compute unit ehk päringumootor, millest Marko rääkis. See on siis see ressurss, mis võimaldab meil andmeid laadida, andmeid pärida. Ja siin on automaatselt kaasas ka üks compute warehouse, mida võib siis kasutada, aga loomulikult võib siis luua siia uusi või olemasolevat siis ümber konfigureerida. Ja kui me seda konfiguratsiooni vaatame, siis need size'id, millest Marko rääkis, need T-särgi suurused ongi siis siin välja toodud alates X small'ist kuni 4X large'ini. On võimalik siin valida siis seda compute'i võimsust ja siin on toodud ka välja siis nende kulu. Et kõige väiksem X-Mall Warehouse siis tarbib 1 krediidi tunnis, kui ta on aktiivne. Hetkel siin näed, on suspended olekus, et hetkel mul mingit kulu ei ole. Kui ma ta nüüd käima panen või ta ise käima läheb juhul, kui päringud tulevad, siis krediidikulu hakkab tiksuma. Ja iga samm siis dubleerib siis selle compute'i võimsuse ja vastavalt ka siis selle kulu. Snowflake ütleb, et selle ühe X-Mall'i päriselu vaste on siis selline general size pilveserver, kus on siis SSD kettad, mälu ja Amazoni puhul on siis üks EC2 instants kuskil pilves. Klasterdamise osas, et juhul kui nüüd päringuid tuleb korraga palju, sadu päringuid minutis, siis seadistades klastri parameetri näiteks 10 peale, siis me anname võimaluse Snowflake'il automaatselt taustal skaleerida ja käivitada neid small compute, hetkel ma valisin siis small'i siia, kuni 10 tükki paralleelis. Ja juhul, kui siis päringute koormus väheneb, ta taustas suudab neid ka siis kokku pakkida ehk siis kinni panna. Ja see ongi see üks siis oluline innovatsioon, mida Snowflake on toonud. Ta suudab jooksvalt skaleerida vastavalt tegelikule andmebaasi koormusele või loadile. Autosuspend, mis siit välja veel tooks, et see Warehouse läheb ise kinni määratud aja pärast, kui ei toimu mingisugust päringut või andmelaadimist, et see võimaldabki siis seda kulu viia miinimumini, et kui baasis midagi ei toimu, siis ka need compute unitid raha ei võta ja on suspended olekus. Siin kasutajaliideses on küll miinimum 5 minutit, aga SQL käsuga saab siis olla ka kõige väiksem 1 minut. Ja auto-resume, et kui Warehouse seisab, aga mingi hetk tulevad peale uued päringud või andmelaadimised, siis automaatselt see compute unit käivitub ja päringule tuleb vastus, et see viide on mõned millisekund, et sisuliselt hetkega on siis see ressurss olemas, et päringuid teenindada. Nii, mis siin üleval veel on, et shares on siis see huvitav uus innovatiivne funktsionaalsus, mida Snowflake pakub, et on võimalik jagada siis oma andmebaasist tabeleid või vaateid erinevatele osapooltele, et see võib olla siis nii teine Snowflake'i kasutav organisatsioon, aga see võib olla ka läbi siis reader konto suvaline osapool, kellele me anname siis õiguse oma andmeid näha. Et kaob ära see vajadus kuidagi andmeid andmebaasist välja võtta, pakkida, krüpteerida ja saata, et saab lihtsalt share'ida teisele kontole nähtavaks. Ja data marketplace'is siis kolmanda menüüpunktina siin üleval on siis üks võimalik rakendus siis Snowflake'i enda poolt, et erinevad organisatsioonid üle maailma, kes näevad, et nende andmetel on mingisugune väärtus, on siis üles pannud oma andmed ja data marketplace'i ja need on võimalik siis igal Snowflake'i kliendil osta või tarbida siis teatud tasu eest.
siin on mõned näited, et näiteks COVID-19 andmestikku on võimalik endale andmebaasi lisada ilmaandmed, erinevad valdkonnad. Ja sisuliselt siin paari klikiga, et kui ma subscribe'in siis siia andmetesse, mul tekib oma andmebaasi siis lisatabel või vaade ja ma kohe saan päringuga siduda siis oma andmestikuga siis täiendavad välised andmed. Hüppan edasi, siis worksheets on siis sisuliselt siis SQL klient. Siia aknasse me saame kirjutada andmebaasi vastu SQL-i ja siin vasakul pool saame ka brausida siis andmebaasi objekte kiiresti SQL-i tehes. Ta on üsna mugav ja responsive nii-öelda, ehk teda täiesti tööks on võimalik kasutada, et ei pea tingimata olema eraldi SQL programm või SQL klient Snowflake'iga töötades. Aga siia ma veel jõuan tagasi demo käigus. Siis history näitab siis kogu päringute ajalugu, mis Snowflake'i andmebaasis on käivitatud. Info nagu, milline päring täpselt oli, päringu tekst, kes seda käivitas, millise compute unitiga, algused, lõpud, kestlused ja siit on vajadusel võimalik ka siis trillida detaili, et vaadata isegi päringu profiile, eks päringu plaane. Hüppan siit vasakule poole, kus on siis minu nimi ja siin konto seadetes on võimalik siis vahetada ka rolli, et näidata siis veel kontoseadeid, siis ma hüppan vahepeal sellisesse rolli nagu account admin, mis on Snowflake'is kõige kõvem roll, aga siin on ka näha, et Snowflake'iga automaatselt kaasas on mõned teised rollid, mida võib kasutada. Loomulikult saab teha ka oma rolle, aga võib ka kasutada siis kaasas olevaid. Ja kui ma hüppan account admin rolli, siis mul tekib see üks täiendav nimipunkt nimega account ja siin account'i all ma siis näen kõigepealt kõige olulisem, et minu konto kasutus ehk millised on mul warehouse'id ja palju nad on siis krediiti tarbinud nii siis kuu lõikes, et see on siis septembri vaade mul hetkel lahti tervikuna, aga siin vasakul siis ka päeva lõikes. Ja kui ma siit päeva sisse trillin, siis sisuliselt mul on võimalik minna päringu tasemele, et mis kellaaegadel, millised compute unitid, millise kulu mul on tekitanud. Ja piltlikult öeldes ma saan ka päringutele panna külge siis hinna, et millised päringud, kui palju mulle maksma lähevad. On võimalik näha ka siis andmebaasi mahtu, et palju gigabaite või terabaite mul on andmeid. Ja edasi minnes konto alt billing on siis see koht, et kui ma nüüd soovin näiteks proovikontot muuta tavaliseks kontoks, igapäevaselt kasutama hakata Snowflake'i päris tööks, siis ma võin siia lisada krediitkaardi ja ma ei pea siis midagi muud tegema, et kõik need katsetuste käigus laetud asjad jäävad ka siia alles. Kasutajaid rolle, nagu ikka andmebaasides saab siin defineerida. Policies on nüüd siis IP-piirangud. Saan siis defineerida, millistelt IP-delt ma siis luban Snowflake'i pöörduda või millistelt ma kindlasti ei luba. Sessioonide vaade, see on siis, kes hetkel on andmebaasis, mida ta siin teeb, kaua ta on olnud ja nii edasi. Ressursimonitorid on nüüd võimalus piirata ja saada infot selle kohta, et kui mul hakkavad kulud lähenema mingitele oma määratud siis limiitidele, et ma saaksin sellest siis varem teada. Et on võimalik siis seadistada neid monitoorimist siis nii konto kui selle compute uniti tasemele ja määrata näiteks, et 400 krediiti selles kuus mul on kulutada
ja kui see 400 hakkab täis saama, siis ma saan siis kas siis lihtsalt teate või äärmisel juhul võin ka siis sulgeda selle warehouse'i, et pannakse seisma, nii kui see krediitide arv täis saab, et vältida siis liigset kulu. Reader accounts ehk reader kontod on nüüd need, et kui ma data sharing uga tahan jagada andmeid välistele osapooltele, kellel ei ole Snowflake'i kontot, siis ma saan siin teha neid reader account. Nii, siis veel ülevalt menüüst, et siin on üks selline suhteliselt uus asi Snowflake'is nagu preview äpp. Seda ma täna ei näita, aga sisuliselt on siis pisikene rakendus, mis võimaldab ka andmeid visualiseerida. Partner Connect on järgmine menüüpunkt, et siit on võimalik kohe siduda oma Snowflake'i konto erinevate teiste pilveteenustega, et neid katsetada. Põhiliselt on need siis kõikvõimalikud laadimistööriistad, mis toovad andmeid siis Snowflake'i kohale. Ja Helpi alt siit ülevalt menüüst on siis võimalik minna Snowflake'i dokumentatsioonile, avaneb uus veebileht. Foorumitesse ja downloadi alt on siis võimalik alla laadida erinevaid drivereid, JDBC, ODBC, aga ka siis käsurea klient, mida siis kutsutakse SnowSQL. Et kui käsurealt on soov andmebaasiga suhelda või andmeid laadida oma arvutis, siis SnowSQL'iga saab seda teha. Nii, aga ma siis proovingi ka teha väikse andmete laadimise. Ja selleks ma kasutan siis andmeid, mis tulevad Amazon S3-st. Need on sellise ettevõtte nagu CityBike, kes põhineb siis New Yorgis, kes laenutab jalgrattaid. Need on avalikud andmed, mida Snowflake on jaganud ja ma katsun siin need laadida oma proovi Snowflake kontosse sisse. Siin on 62 miljonit rida, 377 andmefaili ja nad on siis CSV-s olevad andmed, mis siis sisaldavad nii laenutuste algust, lõppu, asukohti, kust on laenutus tehtud, kus on ratas tagastatud ja mõningat infot ka kasutaja kohta, kes selle laenutuse on teinud. Nii, aga et neid andmeid laadida, ma kõigepealt siis lähen teen siia endale ühe uue andmebaasi ja ma nimetan ta siis CityBike. Kõike neid andmebaasi loomist ja kõike, mida ma teen, loomulikult saab teha ka käsurealt, et see ei pea läbi kasutajaliidluse toimuma. Kui ma andmebaasi olen ära teinud, siis loon siia tabeli nimega Trips. See tabel, enne kui ma tabelis on luua, ma pean ära määrama, kus andmebaasi ma ta loon, et sellepärast andis mulle ka siin vea. Ma ütlen, et ma tahan siis vastloodud CityBike andmebaasi selle tabeli luua ja kasutan ka siis seda compute warehouse'i, mis mul siis hetkel siin on. Nii, tabeli sain loodud. See tabel on siis peegeldab üks ühele seda CSV andmefaili struktuuri. Kui ma seda andmebaasi osasse tagasi hüppan, siis ma näen seda tabelit ka siin ja saan näha siis ka siin selle struktuuri. Nii, kui tabel on olemas, siis mul on vaja kuidagi Snowflake'ile öelda, et kus need andmed siis asuvad S3-s. Selleks mul on vaja luua selline andmebaasi objekt nagu stage, ehk ma ühendan siis Snowflake'i oma S3 asukohaga ja ma kasutan siis siin seda wizardit. Ja
panen siis selle aadressi siia sisse. CityBike trips, nimetan ta CityBike trips, et neid AWS key'sid ja ligipääsu võtmeid ei ole vaja, et see on avalik info, et niisama accessitab. Nii. Sain stage'i tehtud ja nüüd, kui ma lähen worksheet'i tagasi, siis ma peaksin saama siit juba näha neid andmefaile, mis mul seal CityBike'i poolt tulevad. Ja nüüd ta näitabki mulle siis neid faile. Ma näen, et need on CSV failid kokku zipitud. Neid on 376 tükki ja on nähtaval küll. Nüüd edasi, et ma saaksin need failid siis sisse laadida, mul on vaja kuidagi määrata faili formaat ära, et Snowflake teaks siis, et kuidas need andmed seal failis on hoitud. Teeme selle faili formaadi ka siis siia andmebaaside alla ära. Create new file formaat. Nimetame ta lihtsalt CSV. Siin on hunnik parameetreid, aga enamusi neid ma lahti hetkel ei seleta. Teen seal lihtsalt mõned kiired seadistused. Põhiline see, et double quotes, et mul on topelt jutumärkide vahel need veerud. Nii. Et CSV file formaat on loodud ja copy käsuga on nüüd võimalik siis mul neid andmeid sisse laadida, et copy on siis kõige kiirem andmete laadimise meetod. Copy tabeli nimi, kust need andmed tulevad ja milline file formaat on siis kasutusel. Ma korra vaatan seda warehouse'i, et millise suurusega ta mul hetkel on, et see on natuke suur mul hetkel, panen ta small'i peale, et vaatame, palju see 61 miljoni rea laadimine small warehouse'iga aega võtab. Ta peaks võtma kuskil 30 sekundit, aga täpsemalt siis on näha. Et vahepeal jah, et kui teil on tekkinud küsimusi, siis pange need 6. aknasse. Kas sa tead ka, mis siis nagu teradesse andmemaht või gigadesse andmemaht on, mida me praegu plaanime? See andmemaht on 2 giga. 2 giga hetkel, jah. Nii. Ja siit on näha, et see warehouse on nüüd started olekus, et nii kui ma andmeid hakkasin laadima, siis ta läks käima. Nii, vahepeal on siis meie laadimine lõppenud, ta käis 38 sekundit. Iga laetud andmefaili kohta ta tagastas siis ühe rea staatusega loaded, ehk tundub, et andmete laadimine õnnestus, vigu ei ole. Error siin on siis see veel. Nii, aga ma siit vasakult vaatan, kas ma siis näen ka juba mingeid andmeid. Näen CityBike andmebaasi public skeemi ja vaatan siis review data trips tabelist. Siis ma näen jah, et siin on mõningad andmed sees. Nii, aga teen siis nüüd väikse katsetuse, teen tabeli tühjaks ja muudan siis warehouse size'i, ehk siis kasutan võimsamat compute'i ja vaatame, palju siis see muudab andmete laadimise aega. Tabeli tegin tühjaks, lähen siis käsitsi siia ja muudan selle compute warehouse'i large'iks, et ta võtab mul nüüd küll rohkem krediite, aga selle võrra peaks ka laadimine
olema kiirem. Nii, ja käivitan siis laadimise uuesti. Siit historialt ma saan siis näha ka neid laadimise kirjeid. Siin on siis eelmine copy small warehouse'iga, mis käis 38 sekundit, laeti 61 miljonit kirjet. Ja ongi valmis 12,16 sekundit käis siis large warehouse'iga. See on samade andmete laadimine. Historialt ka, siis kus ta siin ilmus. Ja siin on näha, et siis samamoodi 61,5 miljonit kirjet, 12,2 sekundit, et laias laastus 3 korda kiiremini. Et see ongi siis see lihtsuse ilu, et kuidas Snowflake'i skaleerida paari klikiga. Jah, sellega ma selle demo osa hetkel lõpetaks, et annaks Markule sõna tagasi. Ja, et paned siin mulle korra selle ekraanipildi presentatsiooni peale ka tagasi, et räägiks korra ühe viimase slaidi ka siis ära siit veel, et kuidas siit nagu seda võiks siis nagu kasutada, et kui teil on nagu huvi siis andmeaida juurutamise või olemasoleva inventariseerimise vastu, et siis võtke meiega julgesti ühendust, et paljudel on kindlasti olemas ka juba meie telefoninumbrid, et aga kui seda ei ole, siis võib julgesti meie kodulehe kaudu kirjutada ja saame siis rääkida põhjalikumalt Snowflake'ist kui ka selle kasutuselevõtust. Siis Snowflake pakub ka siis proovikontot, sedasama, mida Martin täna kasutas ja tutvustas juba, et ka selle konto saate avada meie kodulehe kaudu, et siit aadressilt siis, et Snowflake trial lõpuga. Ja jällegi, et kui teil selles plaan seda teha, siis võite ka julgesti meie käest nõu küsida, et kuidas ja mida teha, et kuidas ikkagi andmed sisse laadida, kuidas neid struktureerida, kuidas neid kompuute siis hallata. Ja siis jah, alguses sai juba räägitud, et meil on tulemas ka veel üks webinar järgmisel nädalal, kus me räägime rohkem Tabloost eelkõige ja sinna on võimalik ka siis juba registreeruda sellise lihtsa lingi abil nagu bit.ly/Vision Tabloo. Aga küsimuste juurde tulles, et alati on väga oluline küsimus ikkagi, et kuidas siis seda teenust hinnastatakse, et vaataks korra siis seda ka ja üks oluline termin, mis läbi käis, on see, et mida tähendab siis krediit antud juhul. Jah, et kui minna Snowflake'i kodulehele Snowflake.com, siis siin on olemas eraldi menüüpunkt pricing. Ja siin on siis näha erinevad Snowflake'i paketid ja kui ma valin siis pilveprovideri, antud juhul siis näiteks Amazon AWS-i ja regiooni, siis ilmuvad mulle siia erinevate pakettide hinnad. Snowflake'il on siis 4 paketti. Need erinevused on siin ka üldiselt välja toodud, aga siin all on siis ühe krediidi hind dollarites, ehk siit tekib siis päris seos, et palju see üks krediit maksab mulle erineva paketi puhul. Ja üks krediit siis tuletan meelde, annab siis ühe tunni kõige väiksemat compute võimsust Snowflake'il. Ehk et see XS warehouse siis päris rahas tunnis enterprise paketi puhul kulutab mul siis $3.70. Ja lisaks siis compute'i kulule on siis teine kulukomponent Snowflake'i puhul siis andmemaht. Et see on küll väiksem, aga siiski on ta olemas. Et andmemahtu on võimalik siis kahte moodi osta Snowflake'ilt. Üks on siis kuupõhine, mis maksab $40, 1 terabait kuus. Ja see võetakse siis maha krediitkaardilt
Ja teine võimalus on siis capacity storage, et kus ostetakse andmemahtu ette enamasti aastapõhise lepinguga ja siis see hind on ka oluliselt soodsam. Me vist siin peame täpsustuse veel juurde tegema, et see on demand ja capacity toimub tegelikult mitte ainult andmemahu osas, vaid ka kogu teenuse osas. Et ehk siis nagu üks variant on jah, et alustada sellest, et me võtame kogu teenuse on demand, sisestame krediitkaardi andmed ja iga kuu võetakse siis tarbitud andmemahu osa ja siis need compute krediidid sealt maha. Või siis teine on see, et me juba reserveerime endale siis mingi krediitide hulga ja andmemahu, mitte otseselt või lihtsalt nagu maksame ette teenuse eest mingi summa ja sellisel juhul on siis ka Snowflake valmis pakkuma mingil määral täiendavaid allahindluseid ka krediidi osas. Nii, kas sa selle krediidi rääkisid ära juba, mis see krediit tähendab? Ja, kordun veel üle, siis üks krediit on siis kõige väiksem compute unit, 1 tund aktiivsust sisuliselt, 1 tund seda päringumootori aega. Aga tegelikult arvepidamis käib ikkagi ju sekundi täpsusega või minuti täpsusega, kuidas see? Miinimum on minut, peale seda on sekundi täpsusega, ehk kui ma XS-i siis käivitan, teen seal mõningaid päringuid, ta läheb kinni ja see XS-i üleoleku aeg on üle minuti, siis läheb sekundi täpsusega alla minuti, siis minut on see arvestuse alus. Jah, ja tuletame siis meelde, et saab valida siis jah, nagu erinevad platvormid, et need hinnad vist ka natukene võivad erineda sõltuvalt platvormist. Ja kui me vaatame siis jah, kõige levinumat AWS-i, et siis neid regioone on siin nii Ameerika mandritel kui ka ikkagi Euroopas, Iirimaal ja Frankfurdis. Et see vist on sama kehtib kõikide puhul, et neid regioone nad siis nagu lisavad pidevalt juurde ja seal toimub vist ka selline tegelikult sa saad ka siis nagu platvormi või regiooni vahel nagu väga lihtsalt liigutada oma andmeid ja kogu teenust. Ja Google on praegu jah kõige uuem nende jaoks, aga see on jah nagu lausa kaks, isegi enamus on Euroopas Google Cloudi puhul. Meil on üks küsimus ka tulnud hetkel juba, et kas ja mis oleks peamised argumendid, miks peaks Snowflake'i eelistama Tableau'le. No ma ise nagu ei peaks neid ikkagi üldsegi omavahel alternatiivideks, et loomulikult jah, et kui me nagu püstitame mingisuguse ärianalüütika, andmeanalüütika probleemi või mida me peame lahendada, et loomulikult tuleb nagu kõigepealt aru saada, et hinnata siis, et mis on see probleem, mis oleks siis nagu sobiv lahendusmeetod ja seal kõrval ka siis tehnoloogiad, mida peaks kasutama, aga reeglina ikkagi andmeaida platvormi, antud juhul siis Snowflake'i kasutatakse ikkagi koos analüüsi ja visualiseerimise platvormiga, antud juhul siis Tableau'ga. Ehk siis need käivad nagu ikkagi väga hästi omavahel kokku. Küll jah, nagu jällegi tuleme alguse juurde tagasi, et kui me nagu selles mõttes selle probleemi ülesande oleme nagu ära analüüsinud, siis võib-olla mõne puhul tõesti saab seda asja teha kas siis ainult Snowflake'i abil või siis ainult Tableau abil või siis jah, mõne kolmanda vahendi vahel, aga kindlasti nad ei ole omavahel alternatiivid. Jah, et ma võib-olla nii palju lisaks, et Tableau'ga on jah raske võrrelda, aga kui võrrelda teiste andmelao platvormidega, siis Snowflake'i eripära on see, et on algusest peale nullist disainitud kohe pilvelahendusena, ja see, et on eraldatud siis storage ja compute, on siis see innovatsioon, mida me siis siin demosime ja mis võimaldab siis mõistlike kuludega sellist platvormi kasutada. Ja, aga jah, meil hetkel nagu siis neid küsimusi pole praegult veel juurde tulnud, et kas siis oli kõik väga selge või vastupidi kõik väga arusaamatu. Et tuletame siis jah meelde need sõnumid, et mis meil siin
juba sai nagu välja nimetatud, et kui tunnete nagu huvi selle teema vastu või tekib nagu hiljem mingeid küsimusi, et siis kirjutage meile julgesti ja on siis jah, nagu ka tõsisem huvi juba midagi järgi proovida või vaadata, et kuidas siis oma andmeid, andmeanalüüsi lahendusi võiks nagu viia pilve või Snowflake'i peale, et siis ka kasutage proovikontot ja jällegi, et võtke meiega ühendust, saame selle koos kõik läbi planeerida ja oma kogemusi selles osas ka jagada. Ja siis on ka siis järgmine tabloo webinar tulemas. Üks küsimus nüüd veel tuli, et kuidas on maandatud risk, et hiljem on pilvevendori lock-in ja kulud suured. Teiste lahenduste puhul Power BI on alati võimalus see on-prem tuua. Jah, võib-olla nagu vastaks niipidi, et eks Snowflake nagu opereerib ka ikkagi ju konkurentsi situatsioonis ja täna ikkagi jah, nende lahenduste nagu üleviimine ühest keskkonnast teise väga keeruline enam ei ole. Et seetõttu ma ei usu, et nagu jah, et Snowflake hakkab nagu tulevikus nüüd klientide käsi väänama ja ära kasutama ja neid hindasid nagu märkimisväärselt tõstma. Kui me nagu jah, eks mingil määral need kulud ja hinnad tulenevad ka ikkagi kasutatavast platvormist ja nagu sai ka põgusalt juba öeldud, et me saame tegelikult väga lihtsalt oma Snowflake'i teenuse üle kanda, kas siis Google'ilt, Azure'i, Amazonist, Google'isse. Just, et ma võtsin ka lahti jälle selle pakettidele, et see Business Critical pakett võimaldab siis teha andmebaasi koopia siis üle pilve provideri, ehk ma võin Google'i Snowflake'i kontolt oma andmebaasiga kolida Azure'i või AWS-i ja tagasi, või hoida siis oma andmebaasi mõlemas nii-öelda failover'ina. Et see võimalus on olemas. Jah, ja seda nagu Snowflake ikkagi kuidagi ei paku, et panna siis Snowflake oma keskkonnas püsti ja selle kaudu siis kulusid kui mingil määral optimeerida. Sellisel juhul jah kaaval nagu tegelikult need põhi nagu võlud ja väärtused ju ikkagi ära, et kui see üleüldse võimalik oleks. Jah, et oma keskkonda ei saa, küll aga sa saad siis selle viimase kõige vingema paketiga, mille hind on siis ka läbirääkimiste küsimus, ma saan aru, et sulle eraldatakse sellest üldisest pilvest siis dedikeeritud ressurss ainult sinu andmebaasi jaoks. Kui me nendest pakettidest räägime, siis jah, nagu enamasti on ikkagi kasutusel Enterprise pakett, mis võimaldab siis jah, nagu teha neid mitme klastriga warehouse ja väga huvitav funktsioon, millest me täna ei rääkinud, on siis jah, see time travel, et siis me saame nagu 90 päeva tagasi minna ja vaadata, et mis meie andmed tolle hetke seisuga olid, et me ei peagi nagu iga päev neid kuskile välja kopeerima ja hoidma kuskil ketta peal neid arhiive, vaid me saame seda Snowflake'i sisse ehitatud funktsionaalsusega teha ja mis need nagu jah, täiendavad paketid pakuvad, nad pakuvad ka siis täiendavat turvalisuse võimalusi. Nii, üks küsimus veel on, siin on veel nagu tulnudki neid küsimusi, et kas krediit puhul saan aru, et kiirus maksab. Põhimõtteliselt on see, jah, ma vastan ise kõigepealt selle peale nii, et jah, erinevad need compute elemendid kasutavad siis erineva hulga krediite, aga see tegelikult ei tähenda seda, et me võtame siis nüüd näiteks XS-i asemel S-i kasutusele ja see läheb meil automaatselt 2 korda kallimaks, sest et see S teeb ka siis selle ülesande kiiremini ära ja see maksumus põhimõtteliselt võib ikkagi jääda praktiliselt samaks. Või ka maht. Ja maht maksab ka, nagu seal hinnapildil oli välja toodud, et see hind kujunebki jah, nagu kahest elemendist ehk siis nagu andmemahust
ja siis sellest compute'ist, warehouse'ist, musklist, tehingumootorist, kuidas iganes me seda siis arusaadavalt nimetame. Tema näitel oli 1 krediit andmete töötlemine, 4 krediiti andmete töötlemine. Kui räägime soodsamast võimalusest, siis käib madalama krediit kiirusega. Võib-olla võtame korra selle history siis uuesti ette, et vaatame, kas me näeme seal, et mis need krediidid olid, et saada see pilt kuidagi selgemaks. Jah, et see esimese katse ma tegin siis Small Warehouse'iga, mis kestis 38 sekundit ja teise ma tegin siis Launchiga 12 sekundit. Lähme nüüd sinna account'i alla, et vaatame sealt siis, kas me saame juba lahti võtta, et palju siis nagu me krediiti üks või teine kasutas. Siia vaatesse, kas ta on juba ilmunud? Siin klikad nüüd, pane selle luubi peale. Jah, täitsa tundub, et on olemas. Aga see on jah, tunni siis summaarne info hetkel, et see kuluvahe siis nendel katsetel oli see, et see Small võttis siis 2 krediiti tunnis, et ma võin arvutada siis selle minutipõhise kulu välja, Launch võttis 8 krediiti tunnis. Kuna see ajavahe, kaua need päringud kestsid, oli kuskil 3 korda väiksem, siis aga hinnavahe 4 korda, siis näiteks Small on hetkel odavamaks selle loogikaga. Nii, aga hetkel rohkem küsimusi ei ole, et täname siis kõikide osalejaid ja küsijaid. Oleme minutiga või 2 minutiga isegi juba üle läinud, et ootame teid siis tagasi siis Snowflake'i proovima või siis ka meie järgmisele Tableau webinari. Aga tänud siis ja täna osad kokku. Ja me paneme selle webinariga salvestasime ja seda saab ka siis hiljem järgi vaadata. Aga kena päeva jätku kõigile. Kena päeva, nägemist.